head vaatajad! Saabunud on ilus jõulukuu aeg ja sellega koos jälle uued huvitavad uudised. Mina olen Mari-Liis. Ja mina olen Karel. Vaatame üle, mida meil teile täna pakkuda on. Miks vahistati reporter Indrek Kaine? Pärimusmuusika kohtub tänapäevase muusikaga. Räägime Pandipakendi keskkonnahariduse projektist. Ning tutvume gurmeeteatriga. Meie reporter Indrek Kaine oli eelmisel reedel Tallinna Sadamas teadmata põhjustel, kui juhtus midagi eriskummalist. Mis juhtus Indrekuga ja kuhu ta viidi, saategi nüüd näha. Mind võeti kinni siis Tallinki sadamast, toodi bussiga siia vanglasse. Esimese asjana pisteti kohe pimedasse ruumi, kus pidime ootama. Seal muudkui võeti neid inimesi kaasvõitlejaid siis välja ja kuulati üle, siis kuulati ka mind üle. Leiti mult valget pulbrit, mis tegelikult oli lavastatud, mis tegelikult ka päriselt võis juhtuda. Ja edasi viidi meid pildistama ja võeti näpujäljed. Näpud on siiamaani tindised. Ja õnneks viimasel hetkel, kui meid hakati viima lausa kongi, siis helistas Brežnev ja andis sõnumi, et kõik on süütud. Ja niimoodi saime kõik vabaks. Ja edasi jätkus ekskursioon, kus siis endine viimane vangla ülem viis läbi ekskursiooni ja rääkis lähemalt, kuidas vanglaelu käis. Ekskursioone ja mänge tehakse ikkagi sellistele ajaloohuvilistele ka natuke ja see on ekstreemne meelelahutus või alati see emotsioon ei peagi olema, siis lõpus on see ikkagi positiivne, aga sinna minnakse siis väga kannatuste rohket teed pidi, et käiakse põhimõtteliselt läbi kogu see tee, mis siis vangid siia sisse tulles tegid ja ka meelelahutuslik vangi viimine, aga kogu need seiklusi. Jah, see on ikka lõpuks peab see päädima naljaga, et ma arvan, et läbi huumori saab seda maja parandada. Soovitan seda kogemust kõigile, siis saab teada, kuidas vanglaelu ja trellide tagune elu käib. Muusikat pakuvad meile täna Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid ehk Ars Abta, mis ladina keeles tõlgituna peaks tähendama seotud kunsti. See sõna iseloomustabki seda bändi ideaalselt, kuna nende loomingus ühineb Eesti pärimusmuusika tänapäevase muusikaga.
puhtas aja illusiooni, nähes kauguses kumamas linnafooni ja siis kaob kõik taas aja illusiooni, nähes kauguses kumamas linnafooni, aja jäljed tolmunud alleen, siiamaani hõõguvad veel, vaid varjudes leidin teen, kuulde kauguses uitvel meel. Novembri viimane nädal oli üle-euroopaline jäätmetekke vältimise nädal, mille käigus kutsuti inimesi üles, et nad kasutaksid ressursse mõistlikult ja üleüldse eesmärk oli arendada inimeste teadmist sellel teemal. Ja sellega seoses on meil täna saates Eesti pandipakendi esindaja Kertu-Liina. Tere! Tervist! 2012. aastal alustasite te keskkonnahariduse projektiga. Mida see endast kujutab? Ja just tegelikult siis tänaseks ligi 3 aastat tagasi sai selle projektiga alustatud ja kõigepealt me siis kuulutasime välja projekti, kus me kutsusime üldhariduskoole üles pandipakendit koguma. Sel hetkel oli see projekt väga aktiivselt seotud just spordiga, et meil seal Gert Kanter, Mart Poom, Marti Aljand ja Gritša Teikoid projektis. Ja selle projekti raames koguti siis kokku ligi 44 000 pakendit ja selles projektis oli kuskil 70 kooli üle Eesti. Ja eelmisel aastal me siis jätkasime selle projektiga ja selle raames siis toimusid meie uues pakendite käitluskeskuses erinevad õppeekskursioonid. Ja siis selle projektiga me suutsime puudutada siis kuskil 3200 last. Ja käesoleva projekt on siis, sai alguse tegelikult novembri algusest, kus siis me oleme valmistanud ette õppekomplektid, mida me siis jagame taaskord koolidele tasuta. Ja need koosnevad siis nendest samastest pakendinäidistest ja erinevatest lugemismaterjalidest, voldikutest ja infomaterjalid, mida siis saab tunnis hästi aktiivselt kasutada. Kui palju siis hetkel neid kooli umbes on, kes selles projektis osalevad või oskad öelda täpselt umbes? Jah, ma lõin need numbrid tegelikult eile kokku ja koole projektis on kuskil 115 ja õppekomplekte on tänaseks välja läinud kuskil 185. See on päris hea vist ju. Arvestades Eesti mastaapi või? Kahtlemata, et me ei olnud tegelikult valmis sellisteks numbriteks, et me oleme pidanud siis siin aktiivselt reageerima ja muretsema juurde erinevaid vahendeid. Ehk siis see oli ikkagi hea, nii-öelda positiivne? Absoluutselt, mida rohkem mida suurem enamuse lasteni me jõuame selle sõnumiga, seda tähtsam see meie jaoks kahtlemata on. Aga nüüd novembris te alustasite vist 3. etapiga, kus te siis teete nüüd koostööd Ott Sepaga, olete teinud õppevideod, et kuidas siiamaani tagasiside nendele videodele on? Ma tegelikult olen keskkonnatunnis ka ise meie käitluskeskuses seda videot kasutanud ja nii täiskasvanute puhul kui ka laste ja noorte puhul on see tagasiside olnud väga hea. Et seal on tõepoolest siis ühendatud omavahel selline meelelahustuslik aspekt ja samas siis ka selline teoreetiline pool, et me tahtsimegi õpilaste jaoks teha selle hästi atraktiivseks, ei oleks sellist kuiva materjali, vaid et saaksid siis läbi sellise meelelahutusliku külje selle taaskasutamise teekonnaga tutvuda. Aga miks te just valisite Ott Sepa endale selleks koostööpartneriks siis või miks just tema? Ott Sepp on kahtlemata, ma arvan, Eesti üks vahvamaid humoriste ja sellepärast kindlasti siis langes ka otsus tema kasuks, et meil oli tegelikult laua peal tõepoolest mitmeid erinevaid näitlejaid. Aga kui nüüd Ott tuli teile neid õppevideosid tegema, kas te andsite siis Otile täiesti vabad käed või teil ikkagi oli mingi story talle ette antud?
Ikka oli story ette antud, et meie kui kindlasti spetsialistid selles valdkonnas siis kõigepealt panime kokku selle materjali, mis peaks olema just taaskasutamise teekonna poole pealt ja siis stsenarist kirjutas sinna juurde siis selle meelelahutusliku külje ja kindlasti oli suur osa Kotile endal, et kui me oleme võtteplatsil, siis kahtlemata tema nägi võib-olla mingit situatsiooni pisut teistmoodi ja võib-olla soovis ka natukene naljakamalt need lahendada. Nagu me kõik teame, siis Ott on hetkel küllaltki üks kõige populaarsemaid näitlejaid Eestis ja tahetumaid, et kuidas te meelitasite Ott Sepa siis nii-öelda endale ja kuidas te saite ta endale, et kas ta tegi seda kõike vabatahtlikult või ikkagi olid seal mingid summad mängus või? Jah, seal olid ikkagi paratamatult summad mängus, sellepärast, et iga näitleja soovib oma töö eest saada ka raha, eks ole. Aga selle, kuidas Ott reaalselt ära räägiti, ausalt ma ei oskagi selle vastata, sellepärast seda peaks küsima siis meie tootjafirmalt. Aga ma usun, et eks tema enda jaoks võib-olla oli ka seal mingi puutepunkt, et mis on tema jaoks võib-olla oluline, aga seda peaks temalt endalt küsima. Kui nüüd tagasi tulla, siis kas haridusprojektil on mingid uued asjad tulemas või kus maal te praegu olete? Seda, mis saab järgmine aasta hetkel öelda ei tea. Ma tean seda, et ma ise tunnetan siis turundusinimesena seda, et me on täiesti puutumata siis lasteaialapsed, kellega tegelikult peaks ka väga aktiivselt tegelema, et üldhariduskoolide suund on kindlasti väga vajalik, aga seal ikkagi juba lapsel on enam-vähem võib-olla välja kujunenud mingisugused arusaamad või käitumismustrid. Ja kindlasti see on järgmine sihtgrupp, kellega tahaks väga tegeleda. Väga hea, aga nagu saate vaatajad võivad näha, siis meil on siin midagi väga põnevat, et äkki sa tahad rääkida, mis meil siin on? Ja kindlasti. Siin laua peal on mul siis plastpudeli taaskasutamise ahela nii-öelda etapid. Et kõigepealt, kui siis panna see pandipakend, mis on plastpudel, taaraautomaati, siis seejärel see plastpudel helvestatakse. Me kindlasti sorteerime selle juba ka siis ka värvi järgi, vastavalt siis heledaks ja tumedaks ja seejärel siis tehakse sellest helbest graanul. Sulatatakse sellised plastikujoad, hekseldatakse ära ja jahutatakse maha ja seejärel siis tuleb vastavalt tumedast helbest tume graanul ja heledast helbest siis hele graanul. Ja sellest näiteks saab siis teha edasi plastpudeli toorik. Toorikud näevad välja sellised. See puhutakse siis täis ja seejärel siis toorime meie oma jooke selle seest või saab teha näiteks sellest graanulist niiti või lõnga tõmmata ja sellest saab teha erinevaid riidematerjali, nagu näiteks, siin on näited ka mul, on köögipesulap, on tolmuimeja filter, vaip, fliis, pusa, vatiin, mida iganes, et see kasutusala on tegelikult väga lai. Ja samamoodi võib-olla hästi paljud ei tea seda, et näiteks 7 suurest plastpudelist saaks teha 1 jalgpallisärgi. Meil on reaalselt ka olemas siis tippvõistlusi nii MM kui ka näiteks EM, kus siis reaalselt on siis rahvuskoondised olnud, kes on sellised särke kasutanud. Väga äge ju. Aga aitäh, Kertuliina! Ja nüüd midagi inimestele, kes tunnevad huvi kulinaarse maailma vastu ja soovivad osa saada ettearvamatutest sündmustest. Esmakordselt ühendati Eestis gurmeetoit ja krimilavastus. Kust see idee tekkis ning mida publik seal näha saab, nendele ja mitmetele teistele küsimustele vastavad üks lavastajatest ning peakokk. Tervist, võite julgelt astuda lähemale. Kui on vabu koht, istuge lauda ja mõne hetke pärast algab maailmakuulsa kunstniku Hermes Mansour skulptuuri esitlus. No meie eesmärk oligi teha nii, et see õhtusöök ja lavastus ise moodustaks sellise mõnusa terviku, et ei oleks nõnda, et kõigepealt sööme kõhud täis ja siis lähme teatrit vaatama, vaid need 2 asja on teineteisega väga sisuliselt seotud, nii et põhimõtteliselt ka lavastuse nii-öelda stardikoht algab sellest eelroast ja pärast seda hakkavad sündmused arenema seal samas koha peal just nendes tingimustes, kus parasjagu publik on. Ja kus siis selline idee tuli? See tuli meie suurelt vaimselt juhilt Ristolt, kes siis soovis midagi uut Eesti meelelahutusmaailmale tuua. Ja sealt siis vaikselt hakkas arenema, mis siis lõpuks me jõudsimegi Diana, Pauli ja kõigi teiste juurde Linnateatrist ja täna me siis siin oleme.
No eks ettevalmistusprotsess oli selle võrra loomulikult keerukam, esiteks sellepärast, et meil olid juba ka näitemängu kirjutades, et me ise kirjutasime ka näitemängu väga konkreetsed ette antud tingimused ja nii-öelda antavad olud, kust see lugu pidi startima ja ka prooviperioodil ikka meil läks jupp aega enne, kui me saime ajastatud õigesti, et toit külmalt lauda ei jõuaks, et mis hetkel keegi mis liigutusi tegema peab hakkama puhttehnilises mõttes, vajas harjutamist üksjagu, aga ma arvan pärast seda, kui esietendusel natukene jahtunud pearoog lauda jõudis, et pärast seda enam seda juhtunud ei ole, et nüüdseks on kõik ajastused paika loksunud ja kõik peaks ideaalis toimuma hästi. Tegemist suhteliselt minutite mänguga ainult siis ja meie kommunikatsioonijuht nii-öelda, kes siis toimetab nii toidu poole pealt kui ka teatri poole pealt, et siis tema nii-öelda töö ongi see, et ta täpselt õigel ajal ütleks meile, et nüüd te võite hakata toitu serveerima ja siis me seda ka teeme, sest vastasel üle, et toit võib muidu maha jahtuda ja siis on natukene paha. Mis on need toidud, mida ühel kriminaalsel etendusel pakkuda? Oi, need varieeruvad seinast seinat vastavalt meeleolule, aastaajale ja kõigele muule sajale väiksele nüansile veel keskendudes. Et iga etendusega meil on erinev menüü, et ühte samat menüüd me kindlasti ei tee, sellepärast muidu kaob see põnevus ära. Me oleme igal pool rõhutanud, et tegemist ei ole ikkagi osalusteatriga, vaid pigem see etendus toimub publiku sees ja publiku nii-öelda vahel liikudes ja et me nagu kedagi sunniviisiliselt lavale tulema kindlasti ei sunni, et selles mõttes on ohutu eestilik teater. Eestis sellist asja ei pakuta. Ja miks mitte ka nautida head sööki ja samal ka vaadates head teatrit. Et väga lihtne muidugi, et tavalisi restorane meil Tallinnas on siin, ma isegi ei tea kui palju, aga seal selles suhtes mitte mingisugust meelelahutuslikku osa ei ole. Ja mulle isiklikult olen ka ise ühe korra külalisena seal olnud ja väga kihvt oli selles suhtes, et natuke imelik oli küll oma toitu süüa, aga selles suhtes, et aga etendus ja kõik need nii-öelda klappisid oma vahel väga hästi ja ma arvan, et see on väga hea nii-öelda elamus. Ja tähtsam on see, et kui te tulete, siis võtke kaasa hea tuju ja olge kõigele avatud ja püüdke kaasa minna kõigega, mis juhtuma hakkab, et siis on teie enda nauding suurem ja õhtu kujuneb toredamaks. Nii et kõik gurmeeteatrisse. Mina aga olen astunud muusikute sekka ja olen Vootele pilli tagant ära peletanud. Tere Vootele! Tervist! Ma küsin sult kohe ära selle klassikalise küsimuse, mida küsitakse umbes igalt muusikult. Kust kohast te ammutate oma inspiratsiooni, oma ideid? Mismoodi lood sünnivad? Nagu võttes arvasse praegust koosseisu Arsaptat, siis põhiliselt ikkagi Eesti pärimusmuusikast. Et tihti otsin lihtsalt mingisuguse meloodia ja hakkan sinna kuidagi seadet tegema, meisterdama kodus ja siis prooviruumis juba paneme selle kõik kokku ja vormime looks. Nii et Eesti pärimusmuusikal on inspiratsiooni juures väga suur allikas. Linnukesed on mulle siristanud, et varsti on ka plaati oodata. Vastab mu informatsioon tõele? Jaa, sa oled õiged linnukesed endale puuri püüdnud. On tõesti nii. Ja loodetavasti saame märtsis-aprillis selle plaadi välja anda juba. Ja, et salvestusperiood hakkab juba lõppema ning nüüd on vaja viimistlused. On teil plaanis ka esitluskontserdid teha? Jaa, paar tükki on ikka. On teil juba isegi kavas kirjas kuskil bukitud? Veel kahjuks ei ole. Veel ei ole. Ma kuulsin, et plaanite ka Hooandja kaudu sellele plaadile siis toetust saada. Ikka. Ma saan aru, et seda klippi vist veel olemas ei ole, aga mis on need kingitused, mida te inimestele pakute? Headele inimestele, kes saavad teid toetada, mis on need kingitused, mida te neile pakute? No, kui ma nüüd hakkaks mõtlema, me veel ei ole täpselt seda paika pannud, aga... No plaadi vähemalt saab. Plaadi kindlasti saab, aga omalt poolt ma võin näiteks lisada luuletuse ja ma arvan, et kui meid väga heldelt toetatakse näiteks 500 euroga, siis me tuleme teeme ka Õdusa koduse kontserdi ja kui hästi moositakse, et siis võib-olla võin isegi õhtusööki valmistada.
nii et siit on üleskutse, et minge ja toetage hooandjas Ars Aptat, siis võite saada omale nii pillimehe kui koka. Ja palun, siit jätkab nüüd Ars Apta looga Väike Jaan. Olge lahke. Ärge laske väikest Jaani ookeani suplema. Ookean on suur ja lai ja viib siis Jaani minema. Ookean teeb palju kurja, ajab kõik me plaani nurja ja viib Jaani minema. Lastaks väikest Jaani ookeani suplema, sest ookean on suur ja lai ja viib siis Jaani minema. Ilus ole ookean.